tere taas koos minuga trenni. Seekordse treeningu viin läbi täiesti üksinda. Need, kes on varem näinud minu treeningvideosid, siis teavad, et tavaliselt olen seda teinud koos mõne YouTube'i treeneri abiga. Nii et kuskil siin kõrval on väike kastike, kus siis see YouTube'i treener teeb trenni ja mina koos teiega teen seda treeningut kaasa. Miks seekord üksinda? Väga lihtne, sest et näitan sulle ette ühe oma enda treeningkavadest, mida teen siis, kui mul on hästi kiire, ei ole aega pikka trenni teha või kui mul ei ole arvutit või internetti käepärast, et kaasa teha mõne YouTube'i treeneri treeningut. Teen ette ka mõningad soojendusharjutused, aga sellegipoolest ma ei tee tervet soojendust läbi. Nii et soovitan sul eraldi ka siiski teha enne päris trenni juurde asumist väike soojendus. Pane siis see video pausile, tee läbi soojendus ja pane uuesti käima. Ja peale trenni teen ka mõningad venitusharjutused, aga jälle mitte täisprogrammi. Ehk siis kui video on läbi, siis tee kindlasti ka venitusharjutusi juurde. Ja kui sa ei tea, kuidas neid teha, siis otsi üles minu eelmised videod ja seal on mul näidatud sulle nii soojendus kui ka venitusharjutuste programm. Ja nagu ikka, tahtsin sulle öelda veel seda, et mida sul vaja on, ei lähe sul muud vaja kui sportlikku lõivastust. Võta juurde igaks üks veepuder, et juua, kui sul on janu. Super hea, kui sul oleks kas joogamatid või matkamatid endale alla panemiseks. Kui ei ole neid, saab neid harjutusi kõike teha ka täiesti tavalise põranda peal. Tegelikult probleemi ei ole. Midagi muud sul vaja ei lähe. Ja kui läheb, siis annan sulle soovitusi, mida sa võiksid kasutada. Ühes harjutuses siiski ma ise soovitan kasutada ka mõnd raskust abiks. Aga kui seda ka ei ole, saad seda ka ilma teha. Aga sellest vähemalt juba siis, kui trenn käib. Nii et kohtume minu selja taga mati peal kohe. Nii olemegi siin nüüd treeningmatil ja hakkame trenniga pihta. Nagu lubasin, näitan sulle ka mõningad oma lemmik soojendusharjutused, aga see ei ole terve programm. Nii et soovitan sul teha ka mingi eraldi terve soojendusprogrammi veel ette, enne kui me läheme päris treeningharjutuste juurde. Ja alustame soojendusi ülevalt alla, ehk siis kõigepealt kael, õlad, kriip ja nii edasi. Ja minu üks lemmikuid soojendusharjutuse kaelana on lihtsalt peapöörded vasakule paremale. Teen igat harjutust 10 korda, sinul soovitan teha neid kas 15 või 20 korda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nii, tuletan meelde, aja kokkuhoiu mõttes teen mina kõik harjutused peale 10 korda. Nagu ütlesin, tegin meile soojendusega, et mul keha tegelikult soe. Sinul soovitan teha kas 15 korda või 20 korda igat seda harjutust läbi soojenduseks. Nii, järgmiseks teeb ka natuke kaela, aga palju põhiliselt õlga on õlaringid. Õlaringi saab ka teha muidugi nii, et sa paned käed siia õlarukkidele ja teeb niimoodi õlaringe. Aga minu lemmik õlaringid on nii, et ma hoian käed sirgelt all, jalad koos. Ja need sügavad õlaringe eest taha. 1, ja vahendus tagant ette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja nüüd ka siis eest taha teistpidi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nii, väga hea. Jätkame rinnaga. Käed enda ette, maaga paralleelselt, kokku ja peavaraga, nii sõrmed natuke nagu võiksid puutuda ja siis viid käed hoogsalt või taha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nii. Seejärel väike venitusharjutus ka soojenduseks. Selleks viin ühe käe, mõlema käega tuleb teha, et seega ei ole vahet, kumma nad alustad. Viin ühe käe selja taha üle õla, punktad kaela kõrval ja teise käe toon selja taha vastu ja panen sõrm seob. Ja siis hakkan natukene venitama nagu tahapoole need käsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja sama harjutus teistpidi. 1, 2, 3, 4, 5,
harjutus on käeringid. Selleks pane käed paralleelselt maaga ja alustad jällegi tagantpoolt ettepoole väikeste ringidele lähed järjest suuremaks. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja teistpidi sama asi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nii. Tuletan meelde jällegi, et sina tegid harjutusi igat ühte kas 15 korda või 20 korda, kuskil seal vahemikus. Nii, seejärel asume keha juurde. Selleks pane jälle käed endale ette ja keha pöörded vasakule paremale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teeme ka vahepeal käed. Selleks siis esiteks randeringid. Selleks pane käed niimoodi sõõmusse ja teed ühele poole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja teisele poole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja see järel küünarnukid, selleks paned käed ette ja teed küünarnuki ringe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja teistpidi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Väga hea. Seejärel paigutused vasakule paremale. Üks minu veel läbi harjutus joaliseks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nii, asume jalgade juurde. Jalgadele kõigepealt teeks siis venitusi. Selleks on väike tasakaalu venitusharjutus. Jääd ühele jalale, teise tõstad ülesse, võtad ta natuke kinni, natuke tõmbad tahapoole ja oleks harjutus põnevam, ühe käe paned sirgelt ette ja hoiad niimoodi jällegi 15-20 sekundit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Ja sama asi teise jalaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Nii, nüüd põlved soojaks, selleks jalad kokku, väikene tüki moodi asend. Niimoodi. Ja teed põlveringi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja teistpidi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja seejärel jalavad hüppeliigesed. Selleks jällegi ringid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja teistpidi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama asi teise jalaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nii. Ja viimane soojendusharjutus, mida mulle väga meeldib teha, on siis vana hea jumping jacks, et saada ka veri käima. Ehk siis hüppad kokku lahku jalgadega ja samal ajal käed üles ja alla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nii, need on siis minu mõned lemmiksoojendusharjutused, mida ma alati teen ja teen nii. Pluss veel mõningad teisi harjutusi juurde. Tuletan sulle meelde, et see ei olnud terve korralik soojendus, et see oli valik minu lemmikharjutuse soojenduseks. Nii et kui hakkad nüüd minuga koos trenni tegema, siis kindlasti tee põhjalikum soojendus ette. Kui sa ei tea jällegi, kuidas seda teha, siis vaata minu eelmisi videot, nagu ütlesin selle postituse alguses. Aga läheme nüüd treeningu juurde. See koosneb 9-10 harjutusest. Ja need on nüüd jah harjutused, mida ma teen iga nädal vähemalt ühe korra, mõni nädal sagedamini, näiteks üle päeviti. Alustan tavaliselt
vanadest teadest kätekõverdustest. Nii. Selleks toenglava kussivõtt. Ja alustan kätekõverdustega. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kui oled algaja, siis alustuseks 10 täitsa piisab. Kui oled paremas vormis, siis soovitan sul jätkata, nagu mina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja kui oled veelgi paremas vormis, siis võid ka 20 edasi minna. Näiteks teha 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nii, see nüüd siis need harjutused kattekõverdused, mida ma teen kindlasti igal nädalal ja alati oma trenni alustan ka nendega pihta. Järgmiseks, vana hea kõhuriaaste harjutus. Selleks on hea, kui sul on mingi koht, kuhu jalad natuke alla panna, kui ei ole, saab ka ilma hakkama. Nii et jalad jätad natukene krõnksu. Lähed selini ja minule meeldib panna käed kuklale. Võib ka siin kõrval hoida või kuidas seda tead, või taha. Minul on niimoodi sellises aedes mulle meeldib teha. Ja hakkad pihta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nii, kui oled alustaja, võid juba siin juba pool jätta ja kirjutada järgmise harjutuse juurde. Kui oled paremas vormis, siis jätka koos minuga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja kui oled veelgi paremas vormis, võid minuga veel edasi minna, kui tuled, et ei jaksa. 20, juba super hea. Aga paneme siis, kes jõuab, teeb koos minuga nüüd 30 täis. Näitan, et on seda harjutust võimalik teha ilma jalgu kui alla oleta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nii, kui oled 30, oled väga-väga tubli. Kui jaksad rohkem, võid ka muidugi edasi panna. Teha enne väikse pausi, teha nii kaua kui jaksad ja siis vaata, mis ma järgmine harjutus on. Järgmiseks asun seljalihaste juurde. See on vana harjutus, mida ma õppisin keskkoolis. Ma ei tea, kas enam tänapäeval koolis seda harjutust ka tehakse. Kui tehakse, anna mulle teada. Selleks läheb kõhuli pikali ja jällegi hea, kui saad jalad kuhugi alla panna. Kui ei saa, ei ole hullu. Lähed kõhuli ja paned käed siia selja alaosa peale. Ja seejärel labad täiesti maha ja hakkad ülakeha ülesse painutama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kui ei jaksa rohkem, on väga hea. 10 piisab. Kui jaksad, läheme koos minuga edasi. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, juba super hea. Aga kui on veel sul natuke jõudu, siis pane minuga võiduka lõpuni. Näitan sulle ette, et seda harjutust on võimalik ka teha ilma jalgu alla panemata. Natuke ebamugav on, aga ei hullu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nii. Järgmiseks küljed. Selleks viskan külili.
Niisugune mõnus peesitamise asend. Nagu oleks kuskil rannas. Käsi siia ette, toeks ja hakkad jalgu tõstma mõlemat jalga üles kuskil 45 kraadise nurga alla. Oled valmis, läheme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kui enam ei jaksa, jätta siin pooleli, mine järgmise harjutuse juurde. Kes jaksab, läheme jälle koos minuga edasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja nüüd viimased haprad, võiduki lõpuni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keerame ennast teistpidi, et saaks ka teine pool trenni. Sama harjutus uuesti teisele poole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kui ei jaksa, jätta siin poole 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kui jätta siin poole 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Jõudsid minu 30. Super tubli jällegi. Nii, järgmine harjutus on meil on tehtud kätekõversed. Teha tuletan. Meil on tehtud rooliast, selg, rüll. Läheme jällegi ühe minu suure lemmikharjutuseni. See on väga hea plank. Ja plangu jaoks joon üles küljele kella. Võtke panna telefoni enda ette. Nii planku sa võid teha, kas panna seda kella, mis on ette ja kella selgitud see järgmata aega. Ja minule meeldib teha seda kas nurra või tabletiga, kus on taimer peal, panen käima, et te vaatama, kellele nagu läheb märku, kui aeg on täis. Nii, teen sulle väljakutse. Alustajad tehke 30 sekundit. Kui tunned, et paremas vormis, tee minut. Kui tunned, et heas vormis, tee koos minuga 1,5 minti täis. Mida teeb 1,5 minti planku? Niimoodi. Paneme kella endale ette. Läheme plangu asendisse. Plangu asendi puhul on hästi tähtis see, et teen sulle küljega. Et plangu puhul on hästi tähtis see, et keha jääks liiga all, siis see ei ole valmis. Ja mitte ka liiga üleval. Siis see ei ole ka plank, see on juba teine harjutus. Keha peaks olema võimalikult sirgelt plangu ajal. Nii, oled valmis? Läheme planku. Plank on üldiselt väga universaalne harjutus, kõiki keha igaselt tähega treenib. Inglise keeles see core muscles. Seda siin väga hea treenib. Tugilihased, kehad ülihased. Nii esimesed võivad lõpetada, kes ei tunne, et väga hea sorgus on tehtud raske. Pool minutit on täis. Teised tulge proovime koos minuga minuti täis saada. Kehaga väriseb. Head tööd. Nii tubli, minut on täis, kui sa jaksa, jätta pooleli. Kui jaksad, teeme koos minuga 1,5 minutit täis. Nii, ja 1,5 minti, kui tegid koos minuga 1,5 minti, super hästi, väga tubli oled. Kui tegid minuti, samamoodi tubli, kui 30 sekundit, kõik väga hästi samamoodi, see on raske harjutus. Nii, ja läheme nüüd järgmise harjutuse juurde. Aga need näitab sulle tavaliselt peale planku, meeldib mulle ka ennast veidike venitades, see tõesti paneb lihased pikesse. Ja 2 venitust, mida mu peale planku peab teha, on sedasi, et paned käed ette ja tõmbad tahapoole. Ja siis vastupidi. Niimoodi. Vaatame nagu ülesse. Nii. Ja nüüd, kui see väike venitus on tehtud ja mõnus, saab minna 6. harjutuse juurde.
selleks on küüno. Seda ma ei tee nüüd tavaliselt 30 korda, teeme seda 15 korda. Kes ei jaksa, teeb 5, kes jaksab rohkem, teeb 10, kes tunnevad on korralikus vormis, teeb koos minuga ära 15. Nii. Selleks lähen selline ja hakkame jalgu üles tõstma. 1, 2. Kui mina teen nii, et ei pane vahepeal jalgu maha. 3. Kui sina ei jaksa, võid vahepeal jalad maha panna. 4, 5, võid vahepeal jääda üles ja hoida poosi. Ka teeb treenib peaselt. 6, 7, 8, 9, 10. Väga tubli. Kes ei jaksa, jätab pooleli. Kes jaksab, läheb teeb veel 5 viljast koos minuga. 11, 12, 13, 14, 15. Nii. Väga tubli. Järgmiseks jällegi paneme need kõhulihased tööle. Jätkad selgi tehes harjutusi. Selleks lähed nüüd selline. Tõstad jalad 45 kraadse nurga alla ja hakkad tegema jalgadega käele. Nii, oled valmis? Kui sa ei jaksa väga palju teha, tuled alustada, tee ainult 10, super hästi. Kui jaksad rohkem, tee 20, väga hästi juba. Ja kui jaksad, tee koos minuga ära 30 korda. Nii, oled valmis? Ja läksime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nii, käed üheksa kõrval, eks ole. Vahetan asendit. Võtame siit poolt. Kes jaksab, läheb koos minuga edasi. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nii, tubli, kui jaksab veel nagu lõpuni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Nii, super hästi. See oli nüüd 7. harjutus. 3 harjutust veel jäänud minna. Nii. Kui tuled janu, võtta vahepeal on vett, mina võtan. Sa ei pea minu järgi võtma, võid vahepeal video pausile panna ja sageli vett võtta, kui tuled janu. Rohkem. Nii. Selle harjutuse jaoks on jälle hea, kui sul on mingi kas tumba, diivan, väike diivani raud või midagi iganes, mis on umbes kõrgusega kuni põlveni. Teeme triitsepsi harjutust. Selleks istud kõigepealt tumba või laua peale. Seejärel lähed saad üle ääre. Kui sa oled algaja, võid jätta jalad lihtsalt niimoodi ette. On natuke lihtsam teha. Kui tahad raskemini, siis paned niimoodi jalad täis tallaga maha. Ja harjutus ise pead veel nii, et lähed alla või tagumikku maali ja üles tagasi. Jälle samamoodi, kui oled algaja trenni tegija, siis tee 10 korda. Kui oled trenni tegija, siis 20. Ja kui oled juba trenni hunt, siis tee 30 nagu mina. Kui oled täisproff, pane asjase veel rohkemgi. Oled valmis? Läksime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nii kui jaksa, jätta poole 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kui ei jaksa enam, väga hea, 20 on väga super hästi. Kui jaksad, paneme koos minuga ikka lõpuni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Super hästi. 8 harjutust tehtud. 2 harjutust veel jäänud. Järgmise harjutuse ajaks teeme ka natukene jalgadele trenni.
ja selleks on vanad head tükid. Nii, minule meeldib tükke teha nii, et ma panen ka ükskord käed tööle. Selleks on nagu vanad head 8 tükitan. Tükitan käed nii ette. Niimoodi. Jalad peavad jääma siis 90 kraadise juurde alla. Aga kõige rohkem meeldib ma teha tükke koos mingi raskusega. Ja siin tulebki näiteks mängu, kus on mul kodus on hantlid, mida olen hantlitega, kui seal ei ole. Võta mingi suvaline raskus, mida sa tunned, on nagu piisav raskus sul natuke kättega hoida, aga mis selle kohutavalt raske, et sa jaksaksid kättega hoida. Ja mina mõtlesin näiteks majaks leidsin tööriista kohvri. Võid võtta oma ranitsa, koolivõtti ja panna õpikud täis. Nii palju kui jaksad, paned selle sisse. Ükstapuha mis raskus sul kodus on. Selleks paned raskuse endale ette. Ja hakkad koos sellega võlke tegema. Mina kasutan nüüd sellest võldis raskust. Sina võid teha lihtsalt kättega, nagu ma näitasin enda praegu võlki. Nüüd on valmis, jalad on õlgu laiused. Jalale kõike. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kui ei jaksa, siis sellest piisab. Kui jaksad, läheme koos nüüd edasi. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kui jaksad, tule koos nüüd edasi, kui mitte, 80 on juba super. Kui jaksad, läheme võidud lõpuni koos minuga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Väga hea. Ja jäänud ongi viimane harjutus. Viimaseks harjutuseks on selline huvitav harjutus, kus jälle kasutad enda keha treenimiseks. Ikka rinna, lihase treenimise harjutus. Selleks teed suure ringi kättega, siis paned käed siin peaga üleval kokku ja vajutad neid tugevalt üksteise poole, nagu üritaks suruda mingit asja enda kätte vahel kätti. Täie jõuda surudes käest kokku. Ja siis kui jõuad alla, tood jälle ülesse. Seda harjutust ei pea jälle tegema 30 korda, piisab 15. Nii et kui oled algula, tee 5. Kui oled sportlikum, tee seda harjutust 10 korda. Kui tahad teha nagu mina, tee 15 korda. Kui oled valmis, läheme viimase harjutuse juurde. 1, 2, 3, 4, 5. Ja unusi, et sa tõesti surud. Mitte lihtsalt ei pane käsi kokku. Kes ei jaksa, siin piisab. Näete küll juba. Läheme edasi, kes jaksavad. 6, 7, 8, 9, 10. Kui harjutus oleks raske, siis need samal ajal, kui vajutad, vajutada kokku kõhulihased natuke niimoodi. Et ei lihtsalt kättega, vaid samal ajal pressid, aga kõhulihased teha. Ja viimane 5. 2, 3, 4 ja
5. Nii, väga tubli. Kui tegid minuga kõik maksimumi kaasas, see on tõesti väga tubli. Kui tegid iga harjutust kas 20 või 10 korda, väga tubli. Ja nüüd on ka aeg kasutada seda venitama treeningi järgselt. Näitan sulle mõned oma lemmik venitusharjutused, aga see ei ole jällegi terve venitus. Ja kui oled ära jäänud, siis pane otsi üles teine video või tee enda maitse järgi oma lemmik venitusharjutused juurde peale. Nii. Nii, kaela venitused siis. Mulle meeldib teha sellist harjutust. Vaatad ette, natukene, täie jõuga tirib, natukene tirib, painutad kaela ettepoole. Jälle 15–20 sekundit. Seejärel õrnalt külje peale, õrnalt vajutada juurde. Siis teisele poole. Mina teen kiiremini praegu. Pärast kui video kinni panen, ma teen põhjalikuma venituse. Ja vaatad üles lõpuks. Seejärel meil veel raputada rõlgu, niimoodi. Raputad üles samme nagu täiesti, ma ei tea. Sööke küll. Raputad käed võtavad seda. Võid natuke masseerida. Masseerid muidugi oma õnelehased. Nii. Seejärel käed. Käsi. Panen enne sõrmed seongusse. Ja lükkan lihtsalt nüüd väljapoole ettepoole. Välja. 15–20 sekundit. Seejärel keelad käe välja ja vaadatud ühte kant. Ja teist. Igat harjutust 15–20 sekundit vähemalt. Ja siis lõdvestan käsi jälle, väike massaaž. Massaaž peale heas trenni on väga hea. Väike massaaž. Väike käed lihtsalt raputad üldest ära. Nii. Siis see harjutus, mida sa oled mulle eelmises videos näinud, paned ühe käe enda kiisti teise siia peale ja selle käega tõmbad seda kätt enda poole. 15–20 sekundit. Ja samamoodi teise poole. Ja siis puusaringid. Lõdveseks teeme puusaringi lahti. Ja teisele poole. Ja läheme jalgu juurde. Kui sul jälle mingi tumbatool, paned jalad selle peale. Võtad varbast kinni, tõmbad enda poole. Võid kasutada neid samu venitusi, mida ma soojenduse ajal näitasin. Täpselt samamoodi väga hästi sobivad kui lõdvestaks. Ja teise poole. Nii. Läheme korraks selle maha matile. Selle harjutus jätad ühe jala sirgelt ette. Teise paned siia taha konksu ja painutad varva peale jälle. Jällegi 15–15 sekundit või 20 sekundit. Vaatad poolt. Teise pooleks sama asi. Peale, painutad peale. Painutad peale niimoodi. Siis jätad sama asemi jalgadega. Enda lõdvendatud jalapoolse käe selja taha ja painutad. Ja ka teist. Mõlemad jalad ette. Ainult ette ka.
Lähed selja taha ja lükkad rinda ülespoole. Nii, kui sul on nüüd kodus sein mingi kindlas kandus, mis on seinad kandus, siis lähed seinanurga juurde, paned käe vastu seinanurka ja venitad ennast jälle niimoodi ühele poole, nagu tahaks kätt maha jätta. 15-20 sekundit ja teisele poole. Ja lõpetuseks jällegi võid matsutada natuke oma kõõrilased, teha massaaži, mängida ennast korra ja masseerid jalgad, paned kõrgale, väike jalgade massaaž, säärevalla massaaž, väga mõnus, teise jalaga. Ja ongi, sellest oleks trenn läbi. Ma loodan, et sulle meeldis see minu tavapärane treeningutiin, mida ma teen iga nädal. Ja neid arvutusi, mida ma täna näitasin, ma teen vähemalt iga nädal korra. Tee sinagi, püsi kodus, püsi terve. Näeme juba järgmine nädal, kui teeme trenni hantlitega. Ja kui sul ei ole hantleid, siis püsi lainel. Teeme kohe väikse meisterdamisvideo, kuidas teha kodus käepärastest vahenditest endale ise hantlid. Tšau, näeme järgmises trennis!